Tervitused, kuidas Windowsi maailmas läheb? Noh, siuke ikka heade ja halbade päevadega. Kas kõik on up to date nüüd peale suurt update'i? No võiks olla. Hakkas tööle vähemalt, nii et lootust on. Tere taas Algoritmi lainele, kuulad meie 346. episoodi, mille toovad sinuni LHV, Nortal ja Codeborn. Mina olen Priit Liivak ja minuga on tänast episoodi vedamas Martin Kapp. Tänases episoodis räägime sellest, et isegi Euroopa turule laienemiseks ei piisa pelgalt heast ideest ja tehnoloogiast. Küll oleme kutsunud naise, kelle haridus, karjäär, tarkvara panganduse valdkonnas on kujundanud veendumuse, et andmeid saab kasutada selleks, et finantsteenused oleksid inimkesksemad, õiglasemad ja ennetavamad, mitte lihtsalt reageerivad. Külas on paindliku kindlustuslahendust pakkuva Cachet kaasasutaja Hedi Mardisoo. Tere, Hedi! Tere! Kas sa tahad enda tausta ka natukene avada, sest me oleme ikka enda külalistel seda võimaldanud, et Cachet'ga sa oled tegelenud nüüd umbes 8 aastat. Mis sinu karjääris enne seda juhtus? Jaa, minu karjäär sai alguse ettevõttest nagu Hansa World, ehk siis majandustarkvara firma, mis kohati paistab väga kohalik siin Eestis olnud, aga tegelikult oli rahvusvaheline umbes 23 riigis, kus vist oli rekordarv, kus oldi. Siis antud firmaga me töötasime väga lähedalt selliste suurte ettevõtetega nagu Apple ja Nokia, kus siis, kuna Hansa World oli omas valdkonnas tol hetkel absoluutne liider majandustarkvara ehitamisel just Apple'i platvormile ja siis ka tegelikult Nokia Symbioni platvormile, mis olid siis, olles siis tegelikult väga palju aastaid ees. Mina tegelesin seal turundusega. Pärast seda, kuna ma tol ajal reisisin väga palju, ma olin selline 15-20 päeva iga kuu ära, oli vaja elada, siis läksin Swedbanka tööle, Hansa Panka siis alguses. Kus ma siis tegelesin, sisuliselt võiks seda öelda, et IT ja äri vahelise omavahelise nii-öelda tõlgendamisega. Ehk siis juhtisin IT kogu siis Swedbanka IT kommunikatsiooni ja töötasin siis algselt Baltikumi üleselt ja pärast siis tegelikult kogu siis nagu grupi üleselt siis Rootsi ja Baltikum koos. Kus siis sai kõik IT-teemaliselt mured, rõõmud, muudatused, kriisid, siis sai ära juhitud. Ja siis tekkis see tunne, et on vaja natukene midagi ise teha, ja siis ma vaikselt hakkasin liikuma selles suunas, et asutada Cachet. Ja vahepeal sai tehtud mõned sellised toredad konsultatsiooniprojektid selleks, et õppida startupide osas ja tegelikult panna ka natuke ennast proovile. Et ega tulles suurtest organisatsioonidest on selline natukene sükeste kuldsete käeraudade tunne, et kohati tekib, et mida ma siis päriselt oskan teha. Ja see oli selline vahva enese nagu leidmise periood, kus selle taustal sai vaikselt hakata ehitama siis Cachet. Ja nüüd siis pärast seda on ajalugu. Kui me sinna 8 aasta tagusesse perioodi lähme, et millist probleemi sa asusid lahendama, kui sa seda Cachet käima lükkasid, et mis see valu oli, mida siis nagu lahendada oli vaja? Mina lähtusin hästi palju andmete teemadest, kuna minu enda haridus on ka andmetega seotud. Ma olin ka üks Quantified Self Eesti selliseid algsemaid maaltoojaid ja tegelikult kogu selles nii-öelda, mida on võimalik rohkem teha andmetega on üks teema, mis mul on läbi elu minu jaoks väga põnev, et kuidas ma saan olla ise targem, näha ennast mitte ainult 2-dimensionaalselt, vaid 3-dimensionaalselt. On üks teema, mis väga huvitas ja sellest tulenevalt see probleem, kus ma nägin, et nii pangandusteenused, olles siis 9 aastat pangas töötanud, kui ka igasugused muud teenused on hästi korporatsioonide nägu ja tegelikult ei võtta arvesse väga palju osa andmestikku, mis eristaks nii-öelda inimesi vastavalt mitte ainult su vanus ja haridus ja elukoht ja niimoodi, nagu tavaline kindlustusmaailm seda teeb, vaid tegelikult võtaks arvesse ka su enda vastutustunde, käitumise ja palju sellist.
et noh, ma naersin, mul on endal 10 lõbusaid näiteid, kus minu nii-öelda keegi profileeris mind väga valesti. Ja ma arvan, meil on kõigil mingisugused toredad näited oma elust, kus noh, see, mida mingi ettevõtte arvas, et sa oled, noh, ei vasta kuidagi tõele. Ja võib-olla see oli see probleem, mida ma nägin, ja see on see, kust ma vaikselt nagu minema hakkasime. Ja ma nagu nägin, et kindlustus on üks koht, kus see teema tuleb väga tugevalt esile. Ja teine teema on ka see, et ütleme selline võib-olla natukene siuke, mitte nagu see jätkusuutlikkuse maailm, vaid mulle isegi meeldib sõna rohkem resilience maailm, millega ma ka kokku puutusin, kus oli selgelt näha, et milleks nad inimest mõjutada, on teatud mõttes tema rahakott. Ja kui kindlustus on hea koht, kus tegelikult on võimalik panna andmed ja raha omavahelisesse toredasse nagu korrelatsiooni. Ja sellest nagu probleemist, et kuidas siis kasutada andmeid targemalt, et teatud mõttes aidata inimesi vähem õnnetustesse sattuda, pluss siis tegelikult lahendada väga olulist probleemi oli see, kus mina sain liikuma sellega. Ja siis me Kalle Pallinguga, kellega me Cachet koos asutasime, siis jõudsime sinna kohta, kus me saime aru, et see probleem väga hästi või see lähtekoht, kus me tuleme, see nii-öelda inimkesksete andmete loogika, pluss siis tegelikult see probleem kindlustusega said väga hästi kokku platvormi majanduses, kuna sealt oli kõik andmed on ju digitaliseeritud, kogu selline käitumusmustrid, kasutused, kõikjal on digitaalne jalajälg olemas, aga seda mitte keegi ei kasuta. Ja see tegelikult on see koht, kus me siis Cachet sellise turule toomise hüpoteesi panime paika. Ja siiamaani siis sealt hakkasime liikuma, tegime väga sellise kiiresti populaarsust kogu lahenduse kõigile Eesti ride-haileritele, kes siis esmakordselt said osta vastavalt oma siis kasutajamustritele kindlustust, mis siis võimaldas väga paljudel inimestel, kes ei tahtnud töötada täisajaga, väga edukalt seda teha ja olidki väga rõõmsad ja tänulikud, sest see hind tuli ikkagi kordades alla. Ja algselt alustasimegi nii-öelda kasutuspõhiselt ja siis liikusime rohkem selliseks nii-öelda käitumuspõhiseks ja täpsustasime neid mustreid ja seda me siiamaani teeme. Nagu ma siin AI-ga üritasin nagu enne Cachet'st pilti ette saada, et siis see pritsis mulle selliseid vahvaid numbreid ka, et hind tuli lausa kuni 40% alla ja Cachet kasutus või siis tagasiside või rahulolu teenusega on lausa üle 90%, et noh, need on väga muljetavaldavad numbrid. Aga lihtsalt, et kokku võtta nagu seda, et kellele see kindlustusteenus on mõeldud ikkagi nagu laiemalt, mitte ainult nagu platvormi majandusele ilmtingimata, aga noh, seal on see kõige selgem kasutuskoht. Ehk siis, kui ma tahan Bolti sõita, siis mul peab olema täiendav kindlustus. Ja kui ma tahan seda sõita ainult, ma ei tea, pühapäeviti, noh, siis on mõistlik, et ma maksan vähem selle kindlustuse eest, kui mu kasutusmuster, ehk siis päriselt nagu need sõidud, mis ma teen, ka näitavad seda, et ma sõidan ka ainult pühapäeviti, eks ole. Aga mis andmeid seal nagu siis veel tegelikult arvesse võetakse, et noh, kui palju ma nagu kiirust ületan või noh, täna Bolt Drive mõõdab ka seda, kui järske kurve ma võtan või kui kõvasti ma gaasi annan teatud autode puhul. No reaalsus ongi see, et me alustasime sellist ride-haileri äpitakso tootest, kus me siis pakkusimegi juhtidele nii-öelda antud paindlikku kindlustust ja tegelikult liikusime sealt edasi väga tugevalt B2B äri poole, kus siis ongi kõik see fliidimaailm, Bolt Drive kaasa arvatud, pluss siis kogu micromobility ja siuke laiem siis nii-öelda linnakeskne, ma ei teagi, urban mobility ja sealt tegelikult siis põhined asjad, mida me jälgime ja mis andmeid me kasutame, et kui me räägime sealt nii-öelda äpitakso juhist, siis lisaks sellele, kui palju sa sõidad, on see, et sul võib olla näiteks, ma ei tea, 4 inimest, kes sõidavad täpselt samad tunnid, aga üks sõidab need tunnid ainult tipptundidel, teine sõidab need tunnid ainult nii-öelda üle päeva vastavalt nii-öelda, noh, ma ei tea, mõni pensionär teeb hommikul mõned tunnid, puhkab, teeb muid asju, noh, eks neid mustreid on hästi individuaalseid. On sellised, kes sõidavad, tahavad sõita 24 tundi järjest, noh, sellised on ka. Ja kokkuvõttes siis see küsimus ongi, et mis siis on, kuidas need mustrid jooksevad, mis tegelikult korreleeruvad nagu õnnetusteks. Ja mida me siis tegelikult nende puhul teemegi,
me jälgime seda laiemat riigiülest loogikat, mustrit, kus on neid õnnetusi rohkem, mis kellaaegadel ja nii edasi, pluss siis tegelikult individuaalseid samuti, et kus on sinu nii-öelda, kui suure tõenäosusega sa sisuliselt 6 aja jooksul õnnetuste satud, mis on olnud see muster, mis on ajalooliselt tekitanud sulle selle olukorra, et kui sa muidu sõidad väga tavaliselt, järsku hakkad, ma ei tea, peale jõule, eelarve on tühi, hakkad palju sõitma, siis on jaanuar ka, esimesed jääolud, tihti tulevad õnnetused. Pluss siis, eks siis see on kogu selline individuaalne maailm, aga kui me võtame selliseid fliidi maailma, mis on tegelikult täna meie põhiäri, nii siis micromobility kui ka siis jagatavate Bolt Drive'id ja nii edasi äri ongi see, kus me siis... Tõukerattad ja autod. Jah, täpselt tõukerattad. Ma vabandan, ma tõesti võib-olla natuke mõnedes terminites mulle eesti keeles ei olegi enam harjunud suhtlema, et peabki tõukerattad, aga me ei ole ainult tõukerattad, tegelikult on ka neid vahvaid linnasõidukeid on väga palju erinevaid ka. Ja sealt me jälgime siis selliseid asju, et kuidas lisaks siis, eriti kui võtame siis tõukerataste maailma, mis on seadusega on nüüd kõigil praktiliselt kohustuslik kindlustusplatvormidel omada, siis mida me teeme seal on see, et me jälgime, kuidas nad sõidavad, kus nad sõidavad ja peamiselt siis läbi nagu õnnetusjuhtumite ning toetame siis platvorme just igasuguste kontrollimehhanismidega, mõnedes sa natuke ka mainisid, aga et ongi, et kui on teada, et enamus õnnetusi juhtub reede ja laupäeva öösel vastavatel kellaaegadel nendest piirkonnast nii-öelda sõitu alustavate tõuksidega, siis ongi küsimus, et kas see platvorm tahab aksepteerida seda, et tema kindlustus läheb järgmisest aastast 30% kallimaks või ta teeb mingisugused muudatused nii-öelda sinna, kas ta siis nii-öelda alandab kiirust näiteks sellel kellaaegadel, kas ta viib need tõuksid sealt ära selleks kellaajaks, kui kõik tulevad pubidest ja klubidest välja, või mis on need variandid veel, mis aitavad nii-öelda seda ennetada neid õnnetusi. Ja neid näiteid on väga palju ja meil tegelikult üks olulisem turg on olnudki Nordica, siis Soome ja Soome-Rootsi. Ja seal me ikkagi väga selgelt juba näeme mustrit, et ja siis osalt on ka linnaga tehtud koostööd, et tegelikult see on tulemuslik olnud, et on näha, et õnnetuste arv selgelt on vähenenud ja tänu sellele me tegelikult saame ka aidata platvormidel seda hinda nende jaoks, kindlustuse hinda, mis on väga suur kulu neile, oluliselt alla tuua. No siin juba on selgelt see sees, kuidas kindlustus seda käitumist reguleerib, et tulemus on ju see, et õnnetusi on vähem. Sest et see kindlustus suunab siis seda ettevõtet tegelikult mingeid korrektuure tegema selleks, et seda hinda alla tuua. Ja selle tulemus on omakorda see, et õnnetusi on vähem. Sa mainisid siin, Martin. Ma mõtlesin seda samast teemast, et edasi minna, et see iseenesest on ju super tulemus tegelikult, eks ole, tõesti, et ohutus teoorias kasvab, eks ole, kui siis ma saan aru, et koostöö peab ilmselt ka olema siis selle poolega päris tugev, kellele siis seda kindlustust väljastavad, kas see kelle platvormile on ja et kui nad nagu vähegi kuulavad seda tagasisidet, siis ju asjad võiks paremaks minna. Aga mul tekkis ka küsimus, et mil viisil veel, et kui tihe see koostöö nagu on, et kas see käib ikkagi ainult juhtumite põhiselt või on ka nagu mingisugust, saate lisainfot juba enne, kui need toimuvad, et sa ütlesid, et palju on andmete põhjal, eks ole, aga et näiteks võtame selle sama, näiteks Bolt teeb oma süsteemid, mingid muudatused, panevad, ma ei tea, uus market tuleb kuskile, kus hakkavad need väiksed Starshipi robotid ringi võib-olla sinna toimetama, on ju. Et kui palju te sellest nagu ette teate või saate ka jälgida, et mis neil seal sees toimub? Loomulikult, kui me näiteks lähemegi uuele turule, uute segmenti, võtamegi näiteks Starshipi robotid kuskil linnas, kus me ei ole, siis loomulikult see esimene aeg on väga palju õppimist, on ju lokaliseerimist, andmete kogumist ja nii edasi, sest reaalselt targad mudelid kindlustuses õpivad ikkagi läbi õnnetusjuhtumite, et me võime neid hüpoteese teha hästi palju ja neid on ka väga paljud on ehitanud ja teinud neid, on ju, väga mitmed ongi
ei olnud õiged ja mis ongi väga hea, et ja siis tulevadki need mustrid välja, mis tegelikult aitavad seda nii-öelda päris nendesse õnnetustesse juhtumist alla tuua. Et noh, küsimus on see, et kas enamus õnnetusi juhtub sellepärast inimesed sõidavad liiga kiiresti, noh vastus tõenäoliselt on ei, on ju. Pigem on see õnnetustes sattumine, kui sa oled kahekesi tõuksil või kui sa oled purjus peaga ja nii edasi. Ja neid tegureid on väga palju mitmeid, mida me jälgime. Ehk siis meie siis nagu töö on, loomulikult meil on väga palju juba mudeleid, kuna me oleme toimetanud väga paljudes erinevates linnades, aga noh, võtamegi näiteks kas siis Tõuksi mudel saab viia üle sellesse siis Starshipi robotitesse või on, sinna sobib mingi muu mudel, mida noh, on siis vaevalt see on ka auto jagamise loogika nii-öelda. No juba see Tõuksi asi annab nagu mingi lisainfo, eks ole, et kui on idu, kes siseneb turule, kus on teised konkurendid ees, kes võib-olla cachee teenuseid kasutavad, eks, et siis on nagu see riskimudel on olemas, et mis annabki lisainfot, et võib-olla seal riigis ongi vaja esmaspäeviti rohkem reguleerida asju, sellepärast et see on hoopis vaba päev, on ju, et seal nagu see käitumismuster on teistsugune. Täna, noh sa mainisid juba neid teisi riike, kui paljudes teistes riikides täna cachee kohal on? Ehk siis võib-olla siin, kuna me oleme litsenseeritud kindlustusvahendaja, siis oma litsentsi ametlikult me kasutame 11 riigis ja täna oleme siis täiesti turuliidrid omas segmendis Põhjamaades, Baltikumis, kasvame väga-väga kiiresti Saksamaal ja ehk siis kokku 11 riigis, kus me siis nii-öelda just selliseid nagu liikluskindlustusega seotud kindlustusvahendust teeme ja neid mudeleid nagu otsest rakendame. Lisaks sellele me kindlustame ja see on valdkond, mida me hakkame järjest rohkem kasvama siin, kuna me natuke ootasime seda Euroopa seadusandlust, on siis nii-öelda paindliku tööajaga inimeste siis nagu kindlustamine. Meie üks oluline klient on näiteks TaskRabbit, kes siis Eestis küll ei toimeta, aga kes on sisuliselt natukene sarnane, noh, eks siis ma mõtlen, kas ta on veidikene sarnane siin meil teagi. No, tööampsud mingi erinevad tööampsud, ja nad on IKEA ja Workabit laadne, aga nad on IKEA omandusest, nad algasid, toimetavad väga palju IKEA mööbliga, aga tegelikult on kõik koristused, kõik asjad. Ja nendega me toimetame lisaks veel siis 6 riigis, et kokku 17 riigis oleme siis aktiivselt kindlustame selle valdkonna inimesi. Mis on võib-olla need mustrid, mis on erinevatest nendest riikidest ja kogu selle aja jooksul kõige rohkem üllatanud, et asjad, mis võib-olla nagu tavaline, noh, sa siin natuke alustasid juba sellest, et kus see tavakindlustus võib selle hinna üles ajada, sest tundub väga nagu riskantne profiil, aga samas, kui sa neid mustreid hakkad vaatama, et noh, et siis ei ole. Võib-olla teil endal on mingeid, võib-olla casheel endal on, ma mõtlen, mingeid näiteid selliseid, kus noh, tundub, et mingisugune muster on seal andmetes sees, mis justkui võiks seda riski tõsta, aga tegelikkuses seda mõju ei oma seal. Noh, ma toon paar sellist nagu laiemat, esimene oli, kui me turule tulime siia, siis keskmine takso, siis üldse siis äpitakso juhi kindlustuse hind oli tavakindlustusest, mis oli tol hetkel 150-140 eurot aastas. See oli keskmiselt, ütleme, 5-6 korda suurem. Ehk siis nemad pidid, et sõita äpitaksot, pidid sõitma, nende kindlustus oli kuskil 500-600 eurot. Mis siis tähendas seda, et kui sa näiteks tõesti tahtsid sõita ainult pühapäeviti kooli kõrvalt ja me siin näiteks siin laua äärest teeme kõik kindlustuse ja lähme nüüd teeme endale äpitakso litsentsid ära, siis meie ametlik poliis kanseldub ja me peame ostma kohe endale taksojuhikindlustuse, mis siis oligi sisult 5-6 korda kallim. Liikumata siit laua äärest ära. Noh, see oli reaalsus. Ja mida me siis tegime selle nii-öelda aasta kui nii umbes või paari aastaga me teime selle kindlustuse hinna 2-3 korra peale, mis oli nii-öelda, mis siis oli poole odavam laiemalt mõttes ja meie klientidel veel oluliselt odavam. Nii et selles mõttes me tegime väga suure turukorrektuuri seal. Lisaks muudele teemadele, kus me nagu näeme, et seda riski hindamist saab nagu oluliselt paremaks teha, ongi need põhjused ja mida on võimalik nagu jälgida ja teha ja tihti paljud sellised isegi nagu vähemusse jäävate õnnetustagajärjel võib kogu see nii-öelda
kategooria saada väga, väga palju kallimad hinnad. Ja kuidas neid nagu tuvastada, noh, ongi, kui on näiteks, ma ei tea, mingi suur kontsert, kus kõik tulevad välja, sul ongi selle öö jooksul näiteks sellest samast alguskohast saanud alguses on 6 õnnetust, noh, mis tegelikult mõjutab kõigi meie tulevastega nagu tõusisõitjate hinda, mis tähendab meile, kuna kindlustus sellel platvormil läheb mingi X% kallimaks, mis tuleb tegelikult neil ju kõigilt tagasi võtta, siis küsimus on, et okei, et kas sa oled väga õnnelik, et kui need tüübid, kes on Metallica kontsertil näiteks käisid ja läksid purjust peaga 3 tõuksiga koju, siis et kas see on õiglane. Et natuke see on see, millega me tegeleme, aga sealt me oleme neid igasuguseid põnevaid asju välja noppinud. Aga siis võib-olla vaataks seda nagu teise nurga alt ka, et 11 riigis on täna see litsents olemas, kokku vist tegutsemisriike on isegi natuke rohkem. Kui lihtne Euroopa turul niimoodi laieneda oli, et kindlustusteenus justkui tundub hästi ühetaoline, aga ma millegipärast arvan, et kõik Euroopa riigid natuke vaatavad seda veidi erinevalt. Ametlikult on meil tegelikult ikkagi litsents kõigis Euroopa Liidu liikides, lihtsalt me nagu aktiivselt rakendame seda. Ehk siis siin võib-olla saabki öelda, et mis on Euroopas tegelikult väga-väga hea, on see nii-öelda digitaalne ühisturg, kus siis on võimalik võtta Eestist litsentsi ja see viia siis üle Euroopa laiali. Aga lõbusaks läheb siis, kui seal päriselt nagu teenust hakkad osutama ja toodki erinevad teenused turule. Siis tulevad mängu sellised asjad nagu kohalikud, kuna kindlustust reguleerib direktiiv, mis siis tähendab seda, et sul on kohalikult võimalust natuke panna omasid mugandusi juurde. Vinti peale keerata. Vinti peale keerata ja selle kohta on ka tore nagu termin on see gold plating inglis keeles. Ehk siis see on üks teema, mida me oleme hästi palju pidanud millega kokku puutuma ja siis ongi see, et kui sa lähed Eestist, meie nagu tegelikult reeglid kehtivad siin ja meile need kehtivad ka mujal ja siis me peame võtma arvesse siis, mis on seal pool lisatingimused siis välja, nii-öelda selle litsentsi loogikal sisse tulnud maakleritele. Ja tihti me saame, kuna me teeme koostööd suurte kindlustusseltsidega, kellel on samuti omad reeglistikud peal, mis on nende seaduse pügalatest tulnud, mida erinevates riikides on need ka erinevad. Mõnedes kohtades on suudetud seal seltside poolt nii hea lobi näiteks teha, et lükata need ka kindlustusvahendajatele. Siis me saame selle paketi veel lisaks peale. Ja seal nagu navigeerida on suht tegemist olnud ja ehitada see mudel, mis on siis võimalikult skaleeritav ja tark. Ja ma arvan, et me oleme seda päris hästi teinud meie enda valdkonnas, sest kuna tegelikult neid nii-öelda kindlustusidusid, kes toimetavad nii, me oleme ühes väga kõige reguleeritumas valdkonnas, mis ongi nagu liiklus- ja mootorkindlustus, kuna see on kohustuslik ja seal ongi natuke mugavust, küll võib-olla osaliselt ühetaolise. Et tegelikult see on olnud päris omapärane ja raskem teekond, aga ütleme niimoodi, et kui sa lahendadki päris probleeme, isegi mis võtab sul väga palju tööd, siis tulemus on see, mis aitab sind nagu kaugemale viia. See tähendab seda, et kuidas te nagu jälgite, siis te peate jälgima vist kõikide riikide regulatsioonide muutusi, teil on mingid kohalikud kehad on igal pool, kes siis, kus siis on nagu kohalikud inimesed, kes sellega tegelevad või on hästi suur legal team lihtsalt, kes kõigil silma peale jääb. Et nii kui on jälle mingi väike muudatus, et siis tuleb ju mudelit ka tegelikult ümber teha. Või on AI agentides varb. No täna kindlasti pigem seda, eks siis võib-olla see meie üks täiesti erakordne tulemus ongi ja võib-olla see on see sama, et me läksime kõik tiimiga nii, et teeme, et ei hakanud nagu mõtlema, et miks ei saa, vaid mõtlesime ainult, miks saame. Ja me oleme, täna on see läinud väga palju moodi, et ongi väiksemad tiimid, aga me läksime kohe ja võtsime selle tiimi loogika sellisena, et kuna kindlustust ei tasu kiiresti skaleerida enne vähemalt 3 aastat, kui sa midagi teed dataga, sest andmestikku sa ei saa enne niimoodi sisse, mis on päriselt toimiv enne 3 aastat ja selle analüüsi ma tegin enne ise väga tugevalt ära, võttes kõik insurtechid ja need, kes on Euroopas ja ka globaalselt, et mis hetkel nad on pärast kasvama hakanud. Ja see põhjus ongi see, et kui sa saad esimese aasta andmed sisse, siis sa õpetad oma mudeleid, siis sa saad nii-öelda kahjuandmed sisse.
ja selle pealt sa saad kõik. Riske. Ma mäletan kunagi, kui isegi see Confido tervisekindlustus tuli Eesti turule, et noh, et esimene aasta see oli ikkagi nagu väga lahkekäeline. Ja siis, kui nad olid piisavalt andmeid kogunud, siis nagu hakkas nagu normaliseeruma. Täna see on väga hea kindlustus, ma ei üksi midagi halba. Aga lihtsalt noh, võrreldes, mis see esimese aastaga oli, et noh, seal oli ikkagi nagu niimoodi pritsiti nagu. Ta täpselt nii ongi ja siis sa õpid ja siis sa hakkadki sealt nagu mudeldama edasi. Ehk siis nagu seda me nagu jälgisime, hoidsime tiimi suhteliselt nagu väiksena ja tänaseni on meil pigem nagu väga väike tiim. Hetkel me küll oleme selles protsessis, et me päriselt duubeldame tiimi. Nii et see on nüüd see koht, kus me näeme, et ongi õige hetk lisada hästi palju volume juurde, et see kasv ära tuua, kuna me oleme ehitanud oma peamise infrastruktuuri valmis, sellisena, et see on väga hästi nüüd skaleeritav. Meil on see mudeliloogika, meil on kasvuloogika, et kõik on väga, väga hästi paigas. Ehk siis, aga ma vastan su küsimusele, et kuidas me nendel seadustel silma peal hoiame. Ehk siis tegelikult meil ei ole igas riigis omad inimesed, meil on Eestis on meil täna 25 inimest ja kokku meil ligi 30 ja meil on 12 rahvust on meil siin nii-öelda tiimis. Ehk siis meil on väga, väga rahvusvaheline seltskond, pluss siis me kasutame igasuguste väliste ka partnerite võrgustikku, kes meid nagu selles valdkonnas toetab. Ja õnneks ega need regulatsioonid nüüd päris iga päev ka ei muutu, et seal meid natukene vähem mõjutab see linnade ülene nii-öelda igasuguste reeglite muutus, millega meie kliendid väga palju kokku puutuvad. Nii et meil on pigem ikkagi riigiülesed ja siis Euroopa ülesed muudatused. No sa juba natuke enne alustasid sellest Euroopa ühisturust rääkimist, aga et ühelt poolt on nagu hea, et selline nagu litsensimajandus kandub üle ja nad peavad aktsepteerima ja leppima sellega või seda nagu tunnistama seda litsentsi, eks. Aga kas ta nagu startupi jaoks ikkagi on nii palju nagu selline üks turg või lihtsalt 20 erinevat turgu, mille lihtsalt juhtub olema sama valuuta nagu juhtumisi on ju. Et kui siia veel see linnade dimensioon juurde võtta, et see põhimõtteliselt, mis ma tahan vist küsida, et kui sarnane tegelikult nagu see äri on või kui suured need erinevused nagu on, mis sealt sisse tulevad, et ühelt poolt ma näen nagu seda, et 25-30 inimest ei ole nii palju, on ju, et kõike seda ära majandada, et siis need erinevused väga suured vist nagu ei ole, aga teiselt poolt ikkagi see on nagu asi, mida kõik startupid, kes vähegi nagu Euroopas laienevad, välja toovad, et need regulatsioonid on nii erinevad lihtsalt igal pool. No on, eks ütleme, ühtpidi meid nagu natuke toetab, on see, et platvormid, kes on meie peamised kliendid, kui me räägime siis nagu nende erinevate platvormid like Bolt või kes on siis üle Euroopa, nemad toimetavad ka sarnaselt igal pool, ehk siis ühtpidi see seltskond, kellega me koos ka tihti läheme riigist riiki, on pigem nagu sarnasemad. Ja platvormide puhul on tihti ka pigem selline tsentraalsem seltskond, kes siis kindlustusega tegeleb, aga loomulikult on väga palju ka kohalikku sünkroniseerimist. Seltside puhul on see oluliselt keerulisem, kuna tundub, et meil on, ma ei tea, üks Ergo või üks AXA või kes need on, võib-olla siin ka tuntumad brändid, IFid, aga tegelikult see tähendab seda, et see on nagu tore ilus bränd, aga reaalselt opereeritakse, ma ei tea, 20 erinevat nagu ettevõtet. Ja täiesti erinevat. IF Eesti ja. Et nad on ikkagi nagu kõikides riikides on ju need kindlustustingimused mõnevõrra erinevad. Mitte ainult seda, vaid neil on ka erinevad nagu siis ärilised neil on ka äri eesmärgid, et partneritena sa lähed, mõtled, ma töötan nüüd ma sain selle suure brändiga, ma ei tea, meil on mitmed partnerid Prantsusmaal, ma sain temaga nagu hea kontakti, meil on väga hea koostöö kuskil riigis, et nüüd teeme igalt poolt. Isegi nemad, kes on mingi valdkonnas suuresti vastutavad, tihti ei saa sundida näiteks, ma ei tea, Saksamaa siis selle brändi või selle nii-öelda sama brändi siis ettevõtte antud valdkonna eest, ütleme siis samuti linna siis mobility eest vastutada inimest nii-öelda, võta need partneriteks või tule ka siia diili sisse. Nemad teevad oma otsust täiesti iseseisvalt, sest nemad otsustavad, kui palju nad tahavad riski võtta. Ehk siis reaalselt seltsidega on väga vähesed on need, kes on sellised, kes toimetavad sarnase loogikaga, võtame üle turu. Nii et see on olnud selline suhteliselt palju
energiat ja ka kannatlikkust, võib-olla on see kõige tähtsam sõna siin, nõudev protsess, et need suhted luua, et see usaldus luua, sest üks on see, et sa lood tehnoloogiat ja teine on see, et usaldus, seal see on ikkagi natuke nagu vanemakooli majandus, kus tegelikult suhted ja reaalne inimeselt inimene kontakt loeb päris palju. Et loomulikult teine on millega me oleme väga tublisti hakkama saanud, ongi, et meil on väga palju olulisi juba brände meiega teevad koostööd ja sealt me saimegi selle väga hästi nagu liikuma, sest sõna levib ja kui me oleme nii-öelda müügitiim ja teenindav tiim on väga tööd teinud, et ollakse meiega rahul ja nii ta vaikselt siis hakkab liikuma. Üks on nagu toote pool, teine on tegelikult see kogu teeninduse pool ja suhtlemise pool. Ja see tähendab, et see on nagu, et eriti kasvufaasis ma kujutan ette, on see eriti keeruline, sellepärast sul ei ole veel nagu ette näidata mingisuguseid superhäid tulemusi ja siis sa pead tõesti, et noh, ja siis me räägime kindlustusest, et kas nad võtavad riski mingisuguse täiesti uue, kui nende kogu see teema on riskimaandus on ju, et kuidas saada neid panna siis nagu seda riski võtma teie platvormiga sidumisel, eks ole. No sisuliselt nii ongi ja, et me võime võib rääkida, ma brände kõike maini, aga kui me näiteks avasime Põhjamaade turud, ükski kohalik kindlustaja olnud huvitatud seal, isegi kuigi see oli seadusega ette nähtud, seda kindlustust pakkuma. Siis mida me tegime, olles siis Eesti ettevõtte, me läksime oma partnerite juurde Prantsusmaale ja rääkisime nemad ära. Ja nendega me ei olnud ka enne mitte kunagi mingit selliseid asju koostööd teinud, aga kuna meil suhted olid juba pikemalt paigas, siis me ütlesime, et okei, nüüd teeme ära. Ja siis kliendid olid olemas, keda me teadsime, loomulikult nemad otsustavad selle järgi, mis lõpuks hind on. Ja me suutsime veenda siis need prantslased tulema riiki, kus neil ei olnud üldse aimdust, kuidas asjad toimivad. Meiega, kes me oleme, ei ole ka sealt riigist pärit. Et eks ta selline, ma ütlengi, et see usaldus ja see partnerluse teema just sellistes kohtades on väga-väga suur, sest need nagu kahjud, mis sa võid saada, kus sul näiteks mõnedel turgudel on piiramatu siis kahju, ehk siis sa sisuliselt, ma ei tea, Rootsi turul on see, et sa võid minna ka 60 aastat hiljem, öelda, et selle õnnetuse tagajärjel mul nüüd 60 aastat hiljem, ma ei tea, on niuke migreen, et ma ei saa midagi teha. Ja tegelikult see avatakse, see siis portal ja nii edasi, nii et või siis Soomes on sisuliselt selline, et sul on ka, ma sõidan ise tõusiga vastu seina ja saad kahjud hüvitatud. On natuke selliseid teemasid ja siis on nagu see tõuksi haldaja on süüdi, kui sa ise sõidad tõuksiga vastu seina? Küsime, ei, ta ei ole haldajale süüdi, seal on ka sinna nagu enda kindlustus nii-öelda, seal on selline see on natuke selline jagatud vastutus. Et ühesõnaga, et kas seal terms and conditions siis oli see linnuke, et ära palun sõida seina poole suurel kiirusel? Sa võid panna ka terms and conditions, aga sul on ka seadusega, aga see ongi väga põnev osa, sest tegelikult sa võid panna ise mingid reeglid paika, aga kui seadus ütleb teisiti, siis seadus mingist hetkest ka mängib üle. See nagu katab üle nagu nii. Aga kogu see fragmenteerituse teema, see on ju midagi, et millega tegelikult Euroopa ei saakski midagi teha või kas nad üldse peaksidki midagi tegema, sest see on selline kuidagi loomulik nagu turumajandus, et siin need ka kindlustusettevõtted on otsustanud niimoodi tegutseda eraldi seisvate väikeste rakukestena, mis on täiesti iseseisvad igal pool, eks ole, ja saavad kohaneda täpselt sellele keskkonnale, kus nad on. Et see on nagu mõneti selline positiivne asi ja et ühesõnaga, et kas Euroopa nagu täna reguleerib sinu arvates piisavalt või nad reguleerivad liiga palju? Aus vastus on see, et ma vaataski asja mõlemalt poolt. Ehk siis mingites kohtades selgelt on see regulatsioonid, mis on paika pandud, ei sobi näiteks uute majandusharude innovaatiliste lahenduste toimimiseks. See on selge. Sellist rägastikku täna ettevõtted nagu meie ei peaks läbima nii-öelda enne, kui me jõuame kuhugi faasi. Ehk siis kõik, mis seotub startupide asutamise, kasvatamisega ja nii edasi, mina arvan seal, ja täna ongi see hästi suur töö, mis täna tehakse, on selline asi nagu startup scale-up strateegia, mis siis on selline horisontaalne strateegia üle erinevate siis Euroopa
siis regulatsioonide, kus siis ongi mingid osad on siis võib-olla ongi seda EU Inki poolt, mis siis on tegelikult selline korporatiiv, loodetavasti regulatsioon, veel lõpuni ei tea, mis siis paneks paika, et sarnased reeglid toimiksid kõikjale ettevõtete asutamisel ja sellised esmased olulised toimingud, et investorid oleks lihtne näha, kuhu investeerida teha, et lihtsalt sinna need barjäärid ära võtta. Kui rääkida nagu ühisturust, mina arvan, et on väga palju ruumi, mis kohtadest, kus võiks seda veel laiendada, ongi, kas tõesti peavad olema igal pool lubatud nii-öelda iga tenderites nendest hangetes nii palju tõmmata sellist nii-öelda lõiget ära, et sul ongi väga keeruline väljapoolt ettevõttena tulla ja osaleda hangetes. Sul on igasugused kohti, kus seal on neid nagu mitmest vaatest. Ehk siis küsimus on täna peamiselt selles osas, et mis on need valdkond, kus me tegelikult peaksime võitlema globaalsel turul, mis tähendab seda, et lükata need siseturu reeglistik oluliselt ühtlustada, tehagi lihtsamaks ja tehagi nii-öelda kasvule orienteeritumaks ja võttaks see, et me peame kasvatama ettevõtted, mis võitlevad USA ettevõtetega, Aasia ettevõtetega ja nii edasi, kus tegelikult me peame ignoreerima neid sisemise riigi sisemisi konkurentsi ja kaitsemehhanisme. Ja siis on valdkonnad, kus on väga okei, kus need on paigas, kus ongi selgelt näiteks, kus on teatud printsiibid, filosoofiad implementeeritud, näiteks võttagi kogu see andmemaailm, mis on väga, tegelikult Euroopa on otsused teinud, me tahame, et inimestel on kontroll, me tahame, et inimestel on nii-öelda võimalus oma andmeid mingi maani monitoorida ja teha siis otsuseid. Ja see on see filosoofia, mis on paika pandud. Loomulikult, kõik lähevad hakkavad naerma nende cookie consentide üle, aga see on selline, nii väike osa sellest. Ja kuidas siis seda maailma parandada. Ja seal on tegelikult see regulatsioon iseenesest meile ka paljudes kohtades kasulik. Nii et, aga see tasakaal on selline, mida, kuhu peaks minna päris palju detaili, kui neid hakata nagu välja noppima. No seda EU Inki sa korra mainisid, seda nimetatakse ka nii-öelda 28. režiimiks, kes midagi selle kohta otsida tahab, et sisuliselt on plaan siis luua, ma ei tea, majanduskeskkond, juriidiline keskkond, kuhu ma saan asutada enda ettevõtte, nii et see ei ole Eesti ettevõtte, vaid see on siis selle EU Inki ettevõtte sisuliselt. Ma maksaksin makse, ma ei tea kellele ja vastavalt sellega teatud nagu regulatsioonid kehtiksid selles nagu ruumis, mis võimaldaksid siis ettevõtetel nagu Bolt võib-olla tõhusamalt üle Euroopa enda teenust pakkuda või ka nagu Cache, eks ole, tõhusamalt enda teenust pakkuda üle Euroopa. Et mida sa nagu, kas sa arvad, et see on nagu hea või õige suund või et kui keeruline see saab olema või et kui suur seal on see risk, et see kukub välja samamoodi nagu see cookie policy, mis ei ole nagu kõige õnnestunum lähenemine, eks ole. Ütleme, et kui sa küsid, kas on vaja, ma toon jälle Cache näite. Me oleme täiesti ideaalne case study, kus tegelikult oleks see asi olnud olemas, siis me ei oleks pidanud sellist sammu tegema, eks meil on tegelikult ERI holding ja miks seda meil vaja on, ei olegi. Aga kunagi, kui me läksime Techstarsi kiirendisse, meil oli valida, kas me lähme Delaware'i, lähme Inglismaale, peame minema või Iirimaale. Me otsustasime, kuna siis oli Brexit ja USA turg tol hetkel ei olnudki meie fookuses, et jääme siis Euroopasse ja siis lähme Iirimaale. Kui ma nüüd võtan kogu selle teekonna, kas ma olen sealt mingit kasu sealt saanud? 0. Kas Eestis on parem? 100%. Aga ma tol hetkel viisin ja täna seda ja ma olen selle eest makstud ikkagi 6 kohal, nii-öelda 100 000 pluss on see kulu sinna vähemalt, kui mitte rohkem. Et lihtsalt nii-öelda nende roundide nii-öelda legal kulud ja kõik sellised asjad. Ehk siis kokkuvõttes see nii-öelda täiesti mõttetu asi, mida ei peaks olema olnud juhtunud, kui meil oleks täna selline asi nagu EU Inc või 28. režiim. Ehk siis täiesti selge näide. Kui rääkida, kus ta täna on, ehk siis hakkas ilusti 28 režiim, millega tegelikult selline ala hoovus oligi natuke, et äkki alustame sealt ja väikselt nudgime, liigutame nii-öelda, nügime sinna, et seda ühise turuga veel seda tugevamaks teha kokkuvõttes. Kuhu ta on täna jõudis, siis aasta alguses Davosis, siis tegelikult Ursula von der Leyen ütleski välja, et see asi nüüd ongi EU Inc, sellepärast et enam 28. režiimi otseselt ei mainita, öeldakse on EU Inc on ju. Aga tegelikult täna ta on läinud sisuliselt korporatiiv seadusandlus, põhiline vaidlus seal käibki selle üle, et see sama, et tegelikult see peaks olema
et seal ei tohiks jääda 27 erinevat seadusandlust ikkagi pidi ja noh, selge on see, et maksude teema ja siis tööõigus on täiesti nagu selline koht, mida on väga raske kuskilt puudutada, mida startupid ja investorid sooviks, oleks see, et kogu see aktsiate ja osa siis jääks ühtlaseks, et see võiks olla siis, mis jääks, aga seal on ka ikkagi veel väga palju vastuvõitlust. Tänane seis on ausalt öeldes see, et see, mida taheti, seda päris ei ole, aga kui küsida see, et kas see, mis loodetavasti tuleb, on abiks, siis kindlasti on. Ehk siis tegelikult see samm on ikkagi väga-väga oluline ja see peab ära juhtuma, et sealt hakata selle standardiga edasi liikuma, sest kui vaadata seda mudelit, mida need inimesed rakendavad ja tegelikult mis on see mõtteviis, siis seal ikkagi sisemiselt väga palju seinu lükatakse maha ja loodetavasti, kui mõned need seinad on natuke maha lükatud ja on laiendatud, siis aitab see ka järgmisi asju kergemini tuua. Oota, aga lähme korraks tagasi, mina võib-olla ei ole kunagi kokku puutunud nii sükse finantsimaailmaga äride loomisel, eks ole. Aga sa ütlesid, et variandid olid ainult USA, Iirimaa ja Inglismaa. Miks see nii on või mida, ma ei oska isegi küsida, et nagu, miks sa pead tegema Iirimaale asja? No see oli Techstars'i kiirendi ja see oli Techstars'i kiirendi, mis siis on asutatud Ameerikas ja meie siis nii-öelda saime sinna Inglise, ehk siis Londoni sinna nii-öelda kiirendi programmi ja kuna investorid, kes seal selle kiirendi ümber on, kuna tegemist on maailma ühe top 2 kiirendiga, siis investorid, kes selle kiirendi ümber on, olid peamiselt siis harjunud Inglismaa või USA siis nii-öelda seadusandlusega ja tegelikult Iirimaa on, jah, mul on ka küsimus, miks Iirimaa, ma ei tea, aga see pakuti, ehk siis ta on väga palju lähedal Inglismaa siis seadusandlusele, võib-olla oligi natuke Brexitiga seotud, aga need olid need 3, mis meile lihtsalt öeldi ja ega reaalsus on see, et kus neil on mugav investeerida ja selle kiirendi programmi toetaja oli ka näiteks Barclays Bank, ma usun, neil ka võib-olla omad soovid, et siis see, et nemad ei pea investeerima nii-öelda juriidilisse poolde ja nende olemusel asjad töötavad, see ongi lihtne. Aga kui oleks täna, jah. Et see oli pigem nagu siis selle kiirendi tõttu, mitte otseselt, et okei, et neil olid juba asjad paigas, kõik on paigas ja teada, eks ole. Lihtsalt see on huvitav nagu, et kui ma olin nii Skype'is kui Pipedrive'is, siis millegi pärast finantsosakonnad on alati olnud Iirimaal. Ma ei ole väga täpselt aru saanud, miks see nii on, mis seal Iirimaast, kas see on mingi rahariik või kas et miks nad seal on, et võib-olla siis see ongi see, et võib-olla seadused on ka rohkem paigas või ma ei kujuta ette. On paigas, et nad on loonud tegelikult, nad on olnud väga nutikad, nad on tegelikult loonudki head tingimused selliste suurte USA tech-ettevõtete peakontorite siis nii-öelda majutamiseks. Nii et kes tahavad Euroopas opereerida, nad on päris hästi oma seadusand sinna mugandanud. Et olles seal toimetanud, kindlasti Eestiga võrreldes ma ei oska väga palju eeliseid välja tuua. Pigem vastupidi, mul on endiselt selline tore metalliline asi, millega tuleb templeid lüüa, mida me eestlastena väga hästi ei tea, aga see on selline nagu selline püha hetk, kus sa siis saad mingid asjad ära vormistada. Ja pead ka pidama selliseid raamatuid ja asju, et see on ikkagi hoopis teine maailm, millega ma polnud enne üldse kokku puutunud, et võin kinnitada, et kui on variant kuhugi hoida, ma ikkagi ei läheks Eestist kuhugi. Ja see ongi see EU-ingi üks nagu, miks ta on hea siin. No see võib olla ka tõesti, et ajalooliselt harjumused ja ka teadmised, et kui paljud suured USA firmad üldse uurivad, et Eesti, et sinna tahaks hoopis teha tegelikult firma, et see on hästi mugav. Ma arvan, täna on see isegi parem ja ütleme, et siinkohal hästi suured kuudad kindlasti Boltile, kes on
olnud selline raudkindel, hoidnud asju siin ja toimetanud, et tegelikult ikkagi väga paljud teised ongi investorite pärast, ega ma arvan, et keegi ei lähe siit vabatahtlikult ära. Aga kui sulle öeldakse, et sa oled, ma ei tea, aasta aega otsinud nagu investeeringut ja sulle öeldakse, ma teen seda, aga sa nagu vii oma ettevõtte peakontor sinna, siis kui vaadata suuri siin tehinguid, mis on, et ka väga paljud lähevad ussa sellepärast ka Euroopast, et nad ei lähe sellepärast, nad tahavad minna, nad lähevad sellepärast, et investor, kes tuleb sisse, ütleb, et nii ma investeerin, muud moodi ma ei tee seda. Kui nüüd mõni Eesti startup tahab homme hakata Euroopa turul laiemalt tegutsema ja siit väiksest Eesti, ma ei taha öelda konnatiigist, meil on väga tore konnatiik, välja minna, et siis mis on need 3 asja, mida sa kohe, mis sulle pähe tulevad, et millega peab nagu kohe alguses arvestama? Võib-olla mingid asjad, mis sind ennast üllatasid? See on hästi sõltuv, mis valdkonnas sa toimetad, et kui sul on suhteäri, siis sa pead olema füüsiliselt suhtlema inimestega. See, et kui mul on Prantsusmaal partnerid, siis ma pean käima iga teine kuu lõunal seal. Mulle tundub, et see on juba nagu turu eripära ja siis muidugi igal turul, aga ütleme siis nagu laiemalt skaleerimise mõttes vali väga hoolega oma turgu, ütleme 2 asja, mis ma ütlen, ühe vea, mis me ise tegime, on tegelikult, kui sa oled näiteks digitaalsete teenuste äri, vaata ja kui sa tahad ka laiemale turule müüa, siis vaata Euroopa sellist kaarti nagu, mis on siis ühiskonna digitaliseerituse kaart, ehk siis kui see on väga põnev vaade, kus sa näedki, et on siis Põhjamaad, Baltikum, Põhjamaad, Inglismaa, Suurbritannia ja siis Belgia, Benelux ka ja siis on täiesti nagu meeletult suur vahe on ühiskondade digitaliseerimises ja digitaalses kirjaoskuses. Ja kui sa tegelikult tahad müüa reaalselt natuke keerulisemaid digitaalseid teenuseid sinna turule eraisikule näiteks, siis see on tohutult suur asi, mida sa peaksid jälgima enne kui sa need otsused teed. Et nii-öelda ärilt ärile, nii-öelda B2B äris ei ole see nii suur teema, aga kui sa müüdki nagu eraturule ja niimoodi, siis ta peab väga jälgima, et see on üks õppetund. Teine on kindlasti see, et mõtle kohe suurelt, leia endale, ja leia endale head inimesed ja ütleme, et head nõustajad. Sest ikkagi nende turu eripärade ja nende nii-öelda nüanssidega tasub ennast ikkagi selles mõttes viia hästi kurssi. Ja tihti on hästi head nõuandjad tegelikult startupid ise. Et isegi, et mõnikord minnakse kohe rääkima ja tihti ka konkurendid. Et minnaksegi rääkima ma ei tea, klientidega või partneritega, aga tegelikult neid nii-öelda selliseid turu nüansse saab päris hästi teistelt startupidelt, on minu üks soovitus. Ja palju näiteks, et sellega seoses laiendades, et kui palju nagu kohalik kultuuriruum ja tavad ja kombed nagu mõjutavad seda, et üks asi on ju turg ise ja äri, eks ole, aga et kui minna näiteks kuskil Aasia poole, et siis sa ei saa isegi sinna ärisse, kui sa ei tea seda kultuuri põhimõtteliselt, enne. Jah, siinkohal ma saan rääkida Euroopast ja kindlasti Euroopas, ütleme Aasia osas, kuna me ei ole seal toimetanud, ma olen nõus, aga mul ei ole endal nii head täpselt sellist nagu soovitust, aga isegi Euroopa Liidu riikides on oluline, et sa ikkagi, kuidas ma ütlen, kui sa lähed kohtama, siis sa pead natuke aru saama nende nii-öelda ärikultuurist, ja mis on seal sellised kirjutamata reeglid, et see on minu arust on see endiselt üks hästi oluline asi, et sest endiselt, kui sa tahad ehitada usaldust, siis sa ei saa usaldust peale suruda, usaldust sa saad võita ja see ongi. No vot, siin on kivi sellesse AI kapsaaeda nüüd, et kuidas me saame siis need agendid ettevõtteid asutama ja ettevõtteid arendama, kui sellist suhete loomist, ta ei lähe ja agent ei lähe lõunale kellegagi. Et mina küll olen kuidagi õppinud seda, et teatud hetkest, kui sa nagu mingisesse suurusesse kasvad, siis see suhete ehitamine sõltumata kultuurist. Et sa võid ju isegi selle täis digitaalse nagu teenuse online'i püsti panna ja hakata müüma seda. Ja sul tuleb kliente ja sa midagi nagu müüd. Kuidagi nagu läheb, aga kui sa tahad siis nagu ühest hetkest suuremaks kasvada, siis nagu hakkab see suhete asi nagu siin väga olulist rolli mängima, et niisama nagu jah, ma panen midagi püsti ja nagu müün, nii võid Etsis või Amazonis ka müüa, et
aeg-ajalt midagi tiksub ja kõik on tore, aga kui päriselt nagu äri ehitada, siis see on ikkagi nagu suhete maailm. Ja ma arvan, et see jääb selliseks asjaks veel mõneks ajaks, sõltumata AI nagu pealevoolust. No seda on põnev jälgida, sest ega tegelikult on ju agentidel on ka teatud mõttes suhted, et kui vaadata digitaalset turunduse maailma, sul ongi siis nii-öelda see otsingumootorite siis search engine optimization, et kogu see maailm natuke nagu oli see, et mis reeglid on, kuidas sa ennast optimeerid, et võib-olla hakkab seal ka midagi sellist toimuma, et sa tegelikult peadki arvestama nende muudatuste huvidega ja mis on need asjad, mida need agendid otsivad, ega see on täiesti võib-olla uut tüüpi suhete maailm, mida me alles õpime tundma. Ja võib-olla see võib olla ja see, et sa teed oma agendi kõigepealt, mis on valmis nagu nendeks otsinguteks või päringutest väljaspool, et siis kui keegi tulebki uurima su tausta, et siis ta oskab seda seletada. Aga ma arvan, et siin võib-olla mingi point on nagu ikkagi Priidul sees, et kuna AI-d on nii palju, aga kui tahaks teha nagu midagi ägedamat, siis ma ei tahaks ikkagi nagu AI-ga seda neid diile teha, eks ole, ma tahaks näha, et mis inimene see on, et kuidas ta nagu ennast üleval peab ja mitte ka ainult videos, nii et selles mõttes võib-olla täitsa arusaadav, et need lõunad Prantsusmaal või ka paari kuu tagant on ilmselt täitsa nagu asjakohased. See on mingi uus kiht võib-olla, vaata Pactum teeb ju hästi, kuidas öelda, nagu rangelt neid lepingu läbirääkimisi, eks ole, nagu puhtalt siis cost benefit'i nagu pealt. Aga noh, et see on siis nagu see next kiht on see, et sa hakkad kellegi AI-ga mingit suhet looma uurima, et kuidas ta läheb või enda isiklikke detaile jagama, mille pealt siis aga siin võib jälle tulla mingi regionaalne süke kultuurid või head tavad, eks ole, et kuskil, ma ei mäleta, see oli juba mõni aasta tagasi, et ma ei mäleta, kes seda täpselt kirjeldas niimoodi, aga et kui oli ka toodud välja erinevused, eks ole, et kui Euroopa firma teeb mingisugust partnersuhet või üritab müüa midagi, siis on nende eesmärk on nagu luua nagu pikem suhe, et tuleks nagu korduv, eks ole, see asi. Et kui sa lähed Ameerika firma juurde, siis ei ole absoluutselt sellest ei ole nagu mingit haisu, eks ole, et sa lähed sinna lihtsalt, isegi kui sa plaanid minna pikalt, sa tead, et see on ühekordne. Sest et võib-olla selle lõpus need ei huvita üldse, et lihtsalt raha mängib enne. Ja kui sa lähed mingi Jaapanisse, siis põhimõtteliselt sa ei saa enne jutulegi enne, kui selle firma omanik ei ole sinu perekonnaga koos lõunat või õhtust söönud, on ju. Et need erinevused ikkagi on, et kes mida hindab ilmselt nagu, et aga tegelikult on ka Euroopas, aga tegelikult on ka Euroopa siselt täiesti see, et ongi kohti, kus ma tean, et mul ei ole, kui ma saan tunniks ajaks kokku, see on täiesti normaalne, kui esimene pool tundi sa räägidki lilledest, liblikutest, perest, hobidest, poliitikast ja siis viimane 15-20 minutit siis tegelikult teed nagu äriasjad, et see on täiesti tavaline, aga see ongi võib-olla see koht, kus nii-öelda inimkeskne maailm just nagu läbi digitaalse vaate saab olema, miks mind huvitab, et miks me tegelikult seda valdkonda edendame, et kuidas ongi võimalik, kui järjest rohkem võib-olla vaatame, kus suunas ta läheb, aga kui see andmete jagamise maailm läheb rohkem inimeste kätte ja kui mingist hetkest läbi loodetavasti selle Data Acti ja mõnede muude muudatustega siin Euroopas andmestik saab olema rohkem ka selline täiesti nagu mitte sensitiivne, aga ongi inimkesksed andmed, mis täna on tihti ettevõtete siis müüride taga peidus, saavad ka lihtsamini jagatavaks on, et siis natuke sellest tänane open finance, open bankingu maailm, aga tulevikus võiks see olla nagu tava. Et ma arvan, et see loob mingid järgmised dimensioonid sellist digitaalseks inimkesksuseks ja ma arvan, see on üks teema, mis mind isiklikult väga on alati huvitanud ja mis on ka tegelikult Cachet üks nagu selline asutamise nagu põhimõte, et täitsa huvitab saab näha, et kui palju me suudame sellist isikustamist ja nagu inimkesksust tuua siia väga siis AI ja siis digitaalsesse maailma, et see on täitsa ja ma arvan, et seal on veel hästi palju teed meil minna just sellise infrastruktuuri loomisel, pluss siis tegelikult nende tavade loomisel ja ma arvan, et see järgmised paar aastat see väga põnev seal olema. Väga huvitav, aga mis järgmised paar aastat Cachet'le endale toovad, et Ameerika turgu vallutama või
või pigem kasv Euroopas endiselt, et või noh, ka näiteks AI on teema, eks ole. Aafrika. Või ka siis näiteks tehnoloogiline upgrade, et kogu see AI maailm on, eks ole, väga võimekaks muutunud. Mis suund ette võetakse, et mis su enda selline strateegiline vaade on, et kuhu poole nagu see teravik tuleks panna? Nagu ma ütlesin, me see aasta duubeldame oma tiimi, ehk siis me valmistume siin ikkagi veel väga agressiivseks kasvuks, mis siis tähendab mulle peamiselt ikkagi veel laiemalt Euroopa vallutamist ja ka veidike oma valdkondade laiendamist ja plaanime ka minna välja Euroopast, et me siin natukene mängime siin mõne turu analüüsiga, ehk siis ma arvan, et me vaatame pigem võib-olla sinna Põhja-Ameerika suunas, mitte Ameerika ainult, et seal on veel üks tore riik, aga eks see veel natukene on veel plaanides ja kui me räägime, mis on siis meile veel hästi olulised teemad, loomulikult AI-d me täna juba kasutame, aga me kasutame ikkagi seda sellise nii-öelda väga palju toetava funktsioonina, et pigem ikkagi me näeme, et hetkel on hästi oluline osa meie sellisest väärtusest ongi tarkade andmete kokkutoomine, et mitte paljude andmete ainult, aga just sellise et kui ma ei tea, me saame andmed ühelt platvormilt, mida on hästi palju, siis tegelikult see andmestik on ühe platvormi üngustes väga rikas, aga või kui me võtame võrdluses, et me saame kõikidelt selles valdkonnas toimetavatelt näiteks platvormidelt saame mingisuguse seti andmeid, see on palju väärtuslikum näiteks tihti. Nii et selles mõttes see on natukene see on endiselt see maailm, mida me väga, väga jõuliselt arendame, aga loomulikult AI-l on juba täna selles väga suur roll ja kõikides selliseks predictive ennustavad, ennetavad ja ennustavad mudelid, pluss siis sellised soovitused on kohad, kus juba täna on näha, et AI on tegelikult väga, väga, väga palju aitab kiirendada ja aitab päris häid juba otsusteid teha, aga mis meid siinkohal natukene kontrollib ja ma ei taha öelda, et limiteerib, aga ma pigem ütlemegi, hoiab meid ohjas, on siinkohal seadus, kuna meie oleme litsenseeritud vahendaja ja maakler, siis meil on ka tegelikult täis ju vastutus kõigi selle osas, mis me soovitame. Et siinkohal ongi hästi oluline, et kui me selle aju delegeerime kellelegi teisele soovitama, siis see täna, ütleme, feed ei huvita väga. Siinkohal, mis mul muud üle soovida Cachet'le edu, et kindlasti väga kihvti asja teete, eriti mulle meeldib see mõte, kui hakata sellest mõtlema just nii pidi, et läbi selle rahakoti või selle hinna juhtimise on võimalik siis juhtida ettevõtteid, kehtestama meetmeid, mis tegelikult oma tulemusena siis tagavad väiksema õnnetuste hulga või madalama riski, eks ole. Et see on asi, mida tavaline kindlustus väga naljalt teha ei saa, väga kergelt teha ei saa. Just selle adaptiivsuse puudumise tõttu, et seal sa teedki ühed reeglid, mis kehtivad kõigile, eks, et sa ei saa sinna sisse panna, et mida siis mingites piirkondades peaks tegema teatud kellaaegadel, eks ole, et seda riski veel maha võtta. Et see on hästi kihvt. Aitäh, Edi, meile episoodi tulemast. Aitäh ka Martin sulle. Järgmine nädal räägime juba uutest põnevatest teemadest. Pipeline on juba äärmiselt pikk, et on tunda sügise hõngu. Ütleme nii, et inimesed on kõik puhkustelt tagasi tulevad tagasi oma kuskilt soojast kohast. Kui ma tavaliselt episoodi lõpus ütlen, et soovitage ikka teemasid, siis ja ma ütlen, et võib küll soovitada, aga siis arvestage, et neid kuuleb septembris või oktoobris. Sest toru on täis hetkel. No vot. Igal aitäh, väga tore oli ja siis edu ka teile. Ja aitäh ja kuulajatele ütleme kuulmiseni uuel nädalal.